Kollis. Nunnu, oled sa tulid ekstra niimoodi rattaga või? Tule laps, lihtsalt Nunnu, tõi kaardi ja kommikarbi. Täiega, Nunnu. 28. Vaatame, mis Otto mulle kirjutas. Oo, tere Moona, oled mulle väga kallis. Aitäh sulle, et oled. Ma ei saa lugeda. Nii Nunnu juba, täitsa pekkis. Aitäh sulle, et oled mind kasvatanud peaaegu 12 aastat. Oled mulle väga hea tädi. Palju õnne sulle sünnipäevaks. Soovib Otto. Nii Nunnu. Tere hommikust. On kätte jõudnud minu 28. sünnipäev. Buup! Sünnipäev võib olla, aga üritame, et tänane viiekas ei jääks ikkagi tegemata, sest ma ei ole see kuu ühtegi miinuspäeva teinud ja ma ei näe, et sünnipäev võiks erand olla. Nii et lipsame selle tunnikese tänasest päevast siit. Lipsame, laename ja teeme oma viieka ära. Sõidame üles, lähme vaatame kiirelt jalutuskäigu vahel, kas me leiame mingi eksprompt suvekleidikese siia vihmasesse ilma. Meil sai viiekas tehtud, suht kaua tegime seda, sest et esimese kilomeetri või isegi 2 kilomeetrit Marta ise kõndis. Ja selleks hetkeks on juba mingi 40 minutit läinud. Ja siis me lõpus käisime korra vaatamas poes. Ma sain endale ühe mingi suvise siukse kleidikese, aga ma kahtlen selles suuruses, aga no Martaga ei olnud võimalik seal väga proovida ja siis võtsin Martale mingid paikerid, ühesõnaga ma saan pärast kiirelt näidata teile, aga me tulime väiksele, ma ei tea, mis on õige öelda, sünnabrantsile. Tegelikult on lõuna käes, ma ei tea, lõunasöögile pigem siis. Ja see maja seal muide, see sama aken, mis seal paistab, me elasime seal 2 aastat tagasi veel. Ja nüüd me pargime siia ette. Ja kui sa olid beebi, siis me elasime seal. Marta, mis sinu pidupäeva söök on? Mis asjad? Tellisime toidud ära endale. Mis tädi tõi sulle, Marta? Pliiatsid. Sa saad värvida või? Lähme tervitame ära. Issi aitab sind äkki või? Tahtsid mõmmid pruuniks värvida või? Jaa. Ai, need on ahvid. Need on ahvid. Ahvid on ka pruunid, on ju. See on maasika ja vaarika limonaad. Kas on jääkord? Jaa. Jaa. Palju õnne. Aitäh, kallis. Aitäh, muidu. Kes see tuleb? Väike magustõtt. Mees jättis oma kaardi siia, läks lapsega magama ja meie saame nüüd nautida. Nii, me käisime väiksel sünnalõunal ära. Ma tulin just koju ja ma räägin natuke vaiksemalt, sest et Erki ja Marta magavad. Ma arvan, et Erki on ka jäänud magama. Aga ma peaks hakkama natukene vaaritama seal makaronisalati ja mingi värgiga, sest et eks see ikka on sünnipäevadel tavaline, et pereliikmed tulevad natuke külla. Aga ma mõtlesin, et ma ennem kiiruga näitan teile ära, mis ma ennem sain poest. Lihtsalt siuke väike haul. See on Pepkost Martale 3,30. Maksis siuke kleidikene. Lihtsalt siuke lihtne munna, et äkki veel tuleb siin suve ilmasid saab kanda. Siis see oli vist ainuke asi Pepkost. Rohkem ei ole. Need on siin seist. Ka lihtsalt tavalised mingisugused paikerid. Sest ma ei tea, kuidas teiega on, aga meil neid paikereid kulub ikka
ka ja noh, need ongi suht sellised, ütleme nii, et peale mõnda pesu need võib-olla ei ole enam ilusad. Aga jah, samamoodi 3 eurtsi, 2 paari. Lihtsalt kuidagi nägid ägedad välja. Ma ei tea, mul oli praegu mingi pruuni teema seal ja ma just mingi paar nädalat tagasi ostsin talle ka ühed paikerid ja siis ta suutis need niimoodi ära määrida, et mina ei ole neid puhtaks saanud, kuigi ma kasutasin nagu kõiki pleki eemaldajad, mis mul kodus olid. Aga lihtsalt ilmselt plekid jäid kauaks seisma. Ja siis ma ostsin endale ühe kleidi, aga halb on see, et ta on XL suurus. Mina olen pigem M suurus on ju. Aga nagu ma ütlen teile, ta ei näinud XL välja. Nii et ma ikkagi ta võtsin, sest ta oli soodukaga. Aga võimalik, et ta on mulle suur. Aga siis ma saan alati selle kellelegi ära anda. Võib-olla ta ei ole ikkagi seljas mugav. Aga ma pean teda proovima. Aga muidu oleks siuke nunnu suvine kleidikene. Siuke pikk. Aga jah, ta võib olla suur olla, aga samas siis mul ei ole teda kahju lihtsalt kellegile ära anda, aga lihtsalt need värvid kuidagi meeldisid mulle. Ja siis võtsin ühed pruunid, tavalised siuksed lühkad, musliinlühkad, et ma mõtlesin, et me siin natukene võib-olla lähme tripile ka, et siis on nagu mugavad autos. Need siuksed pisikesed juukseklambrid, et nendega on hästi hea teha seda patsi, kui sa nagu siit paned siia taha kinni, nagu need eesmised juuksed. Vot, nii et sellised ostud. Marta ja Erki magasid meil 2 tundi või? 2 tundi, nii et põhimõtteliselt ma juba läksin, et kuulge, hakake nagu vaikselt ärkama, sest kell oli juba mingi 3:30 ja mul oli vaja siin natukene tolmukaga möllata. Et ikkagi nõks midagi korda rohkem settida. Ja nüüd ma vahetasin riidid ära või no tegelikult lihtsalt seeliku pükside asemel. Ja Erki läks poodi. Mina mässasin siin natukene makakasalatiga ja siis ma nüüd arvan, et panen mingi vaagnakese kiirelt kokku ja lihtsalt niimoodi chillime. Et meil ei ole nagu otseselt seda, et täna on mingi hull nagu pidu ja kutsed ja täpne kellaaeg ja inimesed tulevad. Ei, lihtsalt ma valmistan natukene midagi, et kui keegi astub läbi õhtul, sest et ikka ju pereliikmed tulevad, on ju, meil vähemasti on nagu siuke traditsioon, et siis mul lihtsalt oleks midagi pakkuda neile, et ei ole lihtsalt see, et kuule ma pakun kohvi, vaid et mul on nagu mingit salatit ja mingit näksi ja midagi, et lihtsalt viisakusest. Nii et otseselt nagu kui sellist sünnipäevapidu ei ole, aga natukene lihtsalt omastega tähistame ikkagi. Siuksed näksid said natukene valmis siin. Juurviljad, natuke puuvilja, leivakorvid küüslauguga ja siin on lihtsalt panin ka mingeid asju ja lavaširullid ka, mis ma eile tegin. Jämma! Kus te sõidate? Meie poole. Peti tegi kuugi minu kriteeriumite järgi. Mis sa näed siin? Mis siin on? Mul oli nii palju rooti ära, ma olin autosse. Läksin tuppa tagasi, tulin järgmise joogi 6 klaasi, sõin nälja ära niimoodi. Läksin 7. tooma. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Mona. Õnne soovime sul, õnne soovime. Kell on saanud 22:03 ja meil läksid just viimased külalised uksest välja. Seega nüüd on see hetk, kus koristada, tekitada fresh tunne siia korterisse. Ja nagu te näete, on Marta veel üleval. Seega me lähme teeme Martale pesu, hambapesu ja Marta läheb Erkiga tuttu ja siis natuke koristan. Aga üli tore sünnipäev oli ja nii hea siuke oma inimestega olla koduses seltskonnas ja nagu mulle kuidagi meeldib see, et
muidugi mulle väga meeldib ka nagu sihuke kutsetega sünnipäev ja suurem tähistamine ja nagu rohkemate inimestega, aga samas mulle meeldib ka see, et ma olen võib-olla kodus natukene midagi ette valmistanud, mingit salatit, snäkki on ju, ja ma olen nagu justkui terve õhtu valmis, naudin ja siis, kes tahab, see tuleb ja otsib nagu mind ülesse, kus mind õnnitleda. Et mulle kuidagi meeldib see tunne ka väga. Et siis ongi alati kuidagi see, et tulevad need, kes peavad sellel päeval lihtsalt sind väga eriliseks inimeseks. Seega väga tore oli olla ja lähen rõõmuga uude eluaastasse. Tere kaunist sünnipäeva järgset hommikut. Ma ei tea, kuidas teil on, aga mul ei lähe see vist nagu vanusega mitte kunagi ära, et mul on nagu sünnipäeva järgsel hommikul selline tühi tunne nagu justkui sees, et appi juba läbi nagu. Ma arvan, et lapsena oli see tunne muidugi suurem, sest et siis sa nagu ikkagi räigelt ootasid oma sünnipäeva, on ju. Et nüüd sa nagu võtad seda natuke teistmoodi, aga ikkagi järgmine päev on siuke juba läbi nagu, et tahaks nagu natuke veel tähistada, ma ei tea. Natuke siuke imelik tunne on, aga magasime kõik väga hästi. Ja mina lähen nüüd tegelikult tööle, aga ma lähen enne seda otsin ühe paki ära, sest et mul tööandja tellis mulle uue arvuti ja ma ei ole sellest tööasjast siin rääkinud, aga ma arvan, et ma kunagi kindlasti teen seda. Mul on üldse siin üht-teist jagada nii-öelda karjääripööretel, aga võib-olla see sünnipäeva video ei ole päris see, kus ma seda praegu teha tahaksin ja pean natukene selle peale mõtlema. Ühesõnaga, mul on päris palju siin rääkida, nagu ma enne mainisin, mingite tuleviku asjade osas, aga ma ei tee seda selles videos. Nii et kõigepealt lähme teeme tööpäeva ära ja siis vaatame, mis sellest päevakesest edasi saab. Erki jäi Martaga praegu koju. Marta on Eltsuga. Nii et eks siis õhtul ole näha. Aga ma olen nii väsinud, nagu ma oleks, ma ei tea, mis pidu pidanud, aga seda ei olnud. Nii et võtan oma asjad. Naljakas oli muidugi see, et ma tahtsin nagu seda sünnipäevasalatit võtta tööle kaasa, on ju. Ja ma andsin eile muidugi kõik oma karbid ära ja nüüd mul on lihtsalt siin mingi topsi sees salat ja pean sellega siis hakkama saama. Väga hea. Aga ilusat tööpäeva mulle ja kes teab, võib-olla ka sulle. Väiksed töökülalised või? Tööti külla mulle või? Erki tuli tegelikult autot võtma, et Martaga maale minna. Mina ilma päiksekateta, ilma klappideta peale tööpäeva linnast välja jalutamas ja ma ei tea, kuhu ma need päiksekad ja klapid küll jätsin, et üldse mul neid kaasas ei ole, sest et üldjuhul ilma päikseprillideta väga ei liigu praegu. Aga ma lõpetasin enda tööpäeva ära ja ma teen viieka ja kuna Erki on Martaga maal, siis ma mõtlesingi, et ma hakkangi linnast välja jalutama ja siis, kui mul saab see viiekas täis, siis tuleb mulle järgi, et siis ma saan selle korraga tehtud ja ma ei pea enam õhtul mõtlema, et mis ja kuidas ja muidu ma käin nagu Martaga koos ja me oleme hästi palju käinud ka nagu, ongi nagu perega koos on ju, et Erki ja Naala ka tulevad. Aga ega see Martal pärus istumine ei ole mingi meelistegevus, nii et see on natukene alati selline, et kas nagu läheb edukalt või ei lähe. Aga mõnel päeval käime koos, mõnel päeval mitte. Ja kui on nagu ikkagi võimalus, siis ma teen selle tiiru üksi ära, et me saaks temaga nagu lihtsalt kas ongi maal olla või tõuksiga sõita või mida iganes, et siis ma vähemasti ei pea enam seda viiekat konkreetselt jahtima. Mu soeng on nii loppes. Ärge vaadake. Ma tean, et ei vaadanud. Te tegite seda alles nüüd, kui ma ütlesin. Ma lihtsalt hommikul kammisin ja nüüd ma ei ole terve päev kamminud ja kõik on nagu sassis siin. Aga suva. Kõnnin ära ja siis näen juba oma Matakest ja Erkikest ja saame nüüd puhata. Natukene minul ka siin 1,5 nädalat puhkus, sest ma olen tegelikult terve suve töötanud
ja kui on olnud Erkil puhkus, siis põhimõtteliselt tema on olnud lapsega ja siis kui Erki oli tööl, siis oleme kuidagi vanavanemate vahel seda jaganud ja kuidagi hästi suur klapitumine on olnud terve suvi. Aga ma ei ole tahtnud teda ka lasteaeda viia, sest et mis see toimub, sest et suvel on ju valvelasteaed ja see ei ole tegelikult üldse koht, kus ma tahaks teda viia, kui vähegi võimalik on. Seega ta on siin suvel saanud kvaliteetaega nii MS-iga eraldi kui MS-iga koos kui vanavanematega. Nii et kõik on siin olnud, aga nüüd me saame 1,5 nädalat koos chillida ja meil on paar puhkuseplaani, mida tõenäoliselt te näete järgmises videos. Et see siin jääb selliseks natuke sünnipäeva videoks ja lihtsalt üle pika jälle telefoni kättevõtmine. Ja muide, mul on uus telefon ja see on isegi kummaline, et ma ei ole päriselt ikka veel mitte midagi filminud, sest et mul väga pikalt see vlogide tegemine seisiski just selle telefoni taga, et mul oli nii vana juba see iPhone ja ma tahtsin täiega uut ja nüüd ma sünnipäevakuu alguses tegin selle kingituse iseendale ja nüüd ma alles katsetan, kuidas sellega on. Tegelikult ma hakkasin juba täiesti esimene päev, kui ma selle telefoni kätte sain. Ma hakkasin kohe katsetama, sest et kuu alguses oli mu emme juubel ja ma tegin sellest sellise toreda video, mis ei olnud üldse plaanitud, aga kuna ma sain just sellel päeval oma telefoni kätte, siis see kuidagi juhtus niimoodi, et sellest tuli üks tore, südamlik, armas video, mis ei ole muidugi avalikkusele näitamiseks, aga lihtsalt sain juba natuke katsetada, et nüüd on selle vlogi kord, et kui ma seda ükskord editima hakkan, siis ma näen, mis sellest saanud on. Et sõitis mööda. Tore. Okei, sõbrad, ma kõnnin edasi. Mul on jäänud veel 2 kilomeetrit ja 300 meetrit, kuni mul on 5 tehtud. No nii, peaaegu juba 5,5 kõnnitud, aga lihtsalt maantee ääres ei ole kuigi lihtne peatada. Ja mu suksu ootab mind seal bussipeate sees. Tere! Kogu kambaga või? Tšau! Näntsu tahab ka või? Tulime nüüd Martaga natukene õue liivakasti ja ma mõtlesin korraks, et ma praegu ei ole kedagi teist õues, et ma kasutan hetke ja natuke võib-olla räägin oma mõtteid ka seoses sellega, et ma ei ole ikkagi kaua postitanud ja ma nagu justkui igas videos ütlen, et loodetavasti nüüd ei jää nii pikka vahet ja kõik siuksed asjad. Aitäh sulle, kallis! Aga tegelikkuses on see, et see tuhin nagu läheb iga kord mingil määral mööda, sest et kuidagi vahepeal satuvad ette ikkagi sotsiaalmeedias teiste story'd ka. Ja nii palju märkan nagu seda, et inimesed, kes võib-olla varem postitasid väga tihti, igapäevaselt jagasid oma laste kohta mingeid asju, üleüldse täiesti nagu isiklikke eraelulisi asju, et siis nüüd on nagu see kuidagi plokk peal, sest meie ümber on nii palju kahtlaseid inimesi ja kuigi minu jälgijaskond vähemasti nii palju, kui ma siin märganud olen, siis tundub valdav enamus või mitte enamus, põhimõtteliselt kõik tunduvad väga toredad ja siirad ja
sellised inimesed on ju, aga ma tegelikkuses ei tea mitte kunagi. Ja mul lihtsalt on see, et ma nagu tahan filmida, mulle väga meeldib see mälestuste nii-öelda vaatamine ja jagamine ja just siin üks päev vaatasime ka mingit eelmise aasta videot ja jälle mõtlesime, et kuidas see võimalik on, et video pealt on nagu nii hästi näha, kuidas nagu Marta on kasvanud ja arenenud, et võib-olla ei saakski nagu ise aru, et aastaga on nii palju muutunud, on ju. Aga siis jälle vaatad ja lihtsalt aru, et jaa, täiega suured hüpped on olnud. Samas ongi nagu see, et aina rohkem ja rohkem nagu tahaks olla hetkes ja mitte nagu võtta mingit kaamerat midagi kätte. Ma pigem ütlengi, et ma olen nagu storitamises ja pildistamises ja sellises asjas ka nagu aina nagu vähem aktiivsem. Aga siis jällegi teisest küljest mõtled, et nagu need pildid ja videod ja kõik see on nii suur väärtus ja tahaks ikka jagada ja mulle väga meeldib samas nagu kõik see on ju. Ja mulle meeldib, et noh, inimesed nagu näevad seda, mulle meeldib, aga samas kuidagi see arusaam peas, et tegelikult me mitte kunagi ei tea, kes seda näeb ja et siuksed mõtted on nagu natukene siuksed hirmutavad. Ja mul ongi nagu natuke tunne, et see nagu läheb ajas aina nagu suuremaks see tunne, et ma tahan nagu jagada teiega, samas on justkui siuke mõte, et ma ei taha, et oleks nagu mingeid ootusi või et ma pean mingitel kindlatel kuupäevadel või kindlatel nädalapäevadel seda tegema või vahest, kui mul jääbki mitu kuud vahele, siis tegelikult ongi ok ja see ei ole mitte kellega asi, aga samas kuskil kuklas tunned mingit survet, et nagu inimesed ootavad, on ju. Ja ma ei taha seda tunnet endale absoluutselt. Ja samamoodi see, et mida ma siin nagu jagan, et tore on nagu justkui jagada meie igapäeva tegemisi ja selliseid asju, väikseid asju, aga siis jällegi mingites isiklikes asjades nagu mõtled, et ma ei viitsi nagu selgitada. Noh, näiteks see minu tööasi, ma ei tahagi sinna teemasse laskuda, sest et ma ei tegelikult nagu, miks ma pean seda ütlema, kellele ma pean seda ütlema, tegelikult ei ole nagu selles mõttes mitte kellega asi on ju, et kõike seda selgitada, et mingid sellised lihtsalt mingid suuremad nagu võib-olla elumuutused või asjad on nagu see, et ma praegu lihtsalt ei taha. Mul jäi mõte natuke poolikuks, aga ma võtan selle kokku, et ma ei taha endale panna peale mitte mingisugust pressure'it või mingit eesmärki selle YouTube'iga, mingisugust kindlat graafikut, kui ma mingitest asjadest ei räägi, siis mitte sellepärast, et ma nagu, mitte ma neid kuidagi teadlikult varjaks, on ju, et kuidagi tõmmata ikkagi piiri selle vahele, et mis on siin reaalselt ja mis on siin, et tegelikult need ei pea olema üks ühele selles mõttes, et mitte, et siin nüüd see sotsiaalmeedia sisu oleks midagi valet, aga lihtsalt see on tükike sellest, et ma arvan, et minu kanalil te näete tegelikult isegi väga palju lihtsalt harvemini ja kõik, mis ma siin räägin, ongi see, mis nagu päriselt toimub, aga lihtsalt ma ei taha väga võib-olla mingitesse teemadesse süvitsi minna või mingeid hetki, ma ei tea, pikalt näidata või no mida iganes, et seda on nagu raske kirjeldada, mida ma mõtlen, aga lihtsalt niimoodi ma tunnen, et ma seda näen hästi palju ka nagu viimasel ajal sotsiaalmeedias, et influkad, seda on veider öelda influkad, sest et nagu kõik on tavalised inimesed, olgu ausad, on ju, aga lihtsalt näen ka seda, et ikkagi jagavad, et võib-olla ei taha enam nii detailselt postitada ja natukene selline raske nagu seda teha, on ju, et lihtsalt see infomaailm, ma arvan, on meid nagu sinna punktiga natukene nagu kuidagi viinud, et väga kergekäeliselt antakse hinnanguid sotsiaalmeedias ja see on nagu raske, ma ütleks. Et just Annelis ka oma storydes rääkis sellest, kuidas keegi tuli talle ligi ja ütles, et on teda algusest peale jälginud ja nii meeldib vaadata, mis ta teeb ja noh, umbes küsitakse laste kohta ja see on tegelikult creepy, kui sa mõtled, et see inimene, kes sulle seda ütleb, sa ei tea temast mitte midagi, on ju. Sa ei tea sisuliselt ta nimegi, kõigest muust rääkimata ja siis tema teab sinu elust rääkida, et see on tegelikult hirmus ja see on ka see, millele mina olen nagu viimasel ajal väga palju mõelnud. Et meil on ka olnud tegelikult Erkiga väga palju olukordi Võru linnas eelkõige,
kus näiteks toidupoes oled perega ja saadki aru, et võib-olla kas mingi kamp nooremaid tüdrukuid või isegi ka täiesti täiskasvanud inimesed, et sa tegelikult kuidagi saad tema hoiakust aru, et ta vaatab sind, ta nagu teab, kes sa oled, sest et ta on sind võib-olla jälginud kuskil. Aga tegelikult nagu sina teda ei tea, aga see pilk, sa saad aru, et ta sind teab ja ta nagu kuidagi stalgib sind ja see on nii ebamugav tunne, et see natukene tekitabki seda hirmu minu meelest. Vot, sellest ma räägingi. Ja on ka olukordi, kus kirjutatakse Instagrami või Facebook, pigem Instagrami, et nägin sind täna seal ja te olete ikka nii armsad ja su laps on nii armas ja nagu, olgem ausad, see on creepy, nagu ma eelistaks pigem seda, et sa tuled ligi, võib-olla ütled, et nii tore, et sul on nii toredad vlogid, mis iganes ja nagu that's it. Sa ei pea ütlema, mida sa arvad mu lapsest, sa ei pea ütlema, kuidas me sulle nagu mingi tundume. See on nagu lihtsalt, olgem ausad, mingil määral ikkagi hirmus, kui inimesed kuidagi laskuvad väga detailidesse sellistel hetkedel. Et jah, seda ma tahtsin öelda ja sellest natukene rääkida, et ma teen videosid siis, kui ma teen, ma jagan neid, kui ma jagan ja sellel ei ole mitte mingisugust kindlat graafikut ja võtame lihtsalt seda vabalt ja see, kuidas see YouTube'i videod tulevad, ongi see, kuidas ma tunnen, et ma tahan filmida ja see lihtsalt ongi nii ja kui ma võib-olla olen vahepeal tundnud seda, et ma peaks täiega nagu rääkima, et mis vahepeal toimunud on ja kõike seda jagama, siis tegelikult ei pea. Et see on nagu endale ka natukene siuke koputus nagu. Vaadake Marta stiili. Vaata, mis siin mu käes on. See on punane süster. Juhu. Jaa. Oi! Näita, kuidas maitseb. See on jumal noorem. Vau! Marta, mis papa tõi metsast? Ei ole seemneid. Kas metsvaarikat või? Ära kuivanud. Sellised pisikesed. Iga kord me tuleme maalt nagu mingid kaamlid. Ja tädi tõi mulle täna väikse tingi eilsest tagant järgi. Ja siin on üks MC projekt, mille ma enda peale võtsin homseks. Muidugi värsked kanamunad. Eriti hea lihtsalt, ma olin juba autos ja siis MC oli mingi, kus sa lähed? Maaga lossid. Nendega ma tulin, nendega ma lähen. Pidin MC kossid ära andma. Nii et tšau, see imeilus suveõhtu. Hommikune trenn algas või? Marta? Me ikka suudame kuidagi viimastel päevadel. Mis siin vlogis ei kajastu, aga enne seda sattuda jalutame siis, kui hakkab vihma sadama. Päikseprillid on väga vajalikud. Need on vihmakaitseks, mitte päiksekaitseks. Aga vähemalt Martal on chill ja see on tore. Ja see vihm on täpselt selline, et nagu kust sa tuled nagu. See ei olegi sellist pilve, kust saaks vihma sadada. Ja lihtsalt veidralt. Meil on täna väga rämps lõuna, sellepärast, et lihtsalt ei viitsi midagi kodus vaaritada. Selle pika jalutustiiru peale. Ja sööme või? Minul on siin käsil peale lõunat. Marta magas. Mina koristasin oma riidekappi, nii et ma olin väga tubli. Minul on käsil siili meisterdamine leivast. Ehk siis minu emps läheb täna mingisugusele soolaleivapeole ja ma ei tea, neil tuli mingi kamba peale seal mõte teha soolaleiva kingitusena leivast siil ja sinna kõrvale panna mingid näksid ja minu emme, kes on väga loov lasteaiaõpetaja, usaldas selle hoopiski minu teha. Seega on siin selline laud, mille tegi minu paps eile. Ilusti lihvis ära möllas, tegi aluse siis siilile. Ja nüüd siin on leib. Ja vaatame, mis me saame sellest meisterdada. Siiliokaste jaoks on meil kõrsikud. Siis meil on siin viinamarju, juustu, mingit vorsti, mis lähevad siia kõrvale siis. Ma päris täpselt ei tea, mis sest välja kukub, sest ma teen seda esimest korda. Aga proovime.
väga hea vlog ja olen ma ei näidanudki lõpuks, milline siilikene sai, aga ma panin tõest külmkappi, mul lemps tuleb sellele pärast järgi. Pakkisin ta tsellofaani sisse ka, sest nagu ikkagi toit on ju ja neid näeb võib-olla parem välja. Aga siuke siilikene, silmad, nina ja siis siin on mõned näksid, juustu ja viinamarja ja vorsti ja siuke äge plaat näeb välja. Nii, peaks tulema siia selle vlogi ära lõpetama. Me lähme oma reede õhtut nautima sõprade juurde. Nii et me lähme Laurale ja Laura perele külla. Ja Erki lihtsalt ei oska kaamera ees olla. Aga jah, tahtsingi lihtsalt siin selle kokku võtta. Lähme käime natukene külas sõpradel ja siis Marta ja Rasju saavad omavahel mängida, sest kuigi nad käivad lasteaias ühes rühmas, siis nad ei ole terve suvi põhimõtteliselt näinud või no selles mõttes ikkagi juunikuus korra nägid ja nüüd juulis ka ühe korra nagu, aga laias laastus pole nagu üldse koos saanud mängida, nii et see on kahju, et lähme ja anname neile seda mänguaega seal ja nii ongi. Mina omalt poolt tänan, et sa seda videot vaatasid. Kui sulle see video meeldis, pane like ja jälgi minu kanalit ja loodan, et näeme juba peagi. Tšau!